Наталья Владимировна Родина, психолог, исследователь аномальных явлений сознания, парапсихолог, академик Академии технологических наук Украины, руководитель Центра развития личности в составе Академии технологических наук Украины, духовный учитель мирового уровня. Наталья Владимировна дает высшие ценные истинные знания для тысяч учеников со всего мира, развивая и спасая человечество. Я очень люблю. Ma armastan oma tööd, oma teenistust. See on tõesti minu teenistus. Ma rõttan suure rõõmuga kursustele ja kui ma avan Zoomi, siis ma näen nendes väikestes aknakestes inimesi, kes mind tõesti ootavad ja vajavad mind. Kui sind tõesti vajatakse, siis sa mõistad, kui vastutusrikas on sinu töö. Ma armastan oma tööd ja ma armastan absoluutselt kõiki oma õpilasi. Mul pole paremaid ega halvemaid õpilasi, ma mõistan kõiki. Ma tean, et neile ei ole üldsegi nii lihtne. Nad tulevad minu juurde teisest vanast maailmast uude maailma. Kuidas see toimub? Suuremal määral inimesed räägivad teineteisele oma tulemustest. Õppimine ja enda kallal töötamine ning kui neil on need tulemused, mida nad kohe näevad, siis kui inimene hakkab enda kallal tööle kuulama ja kuulma, teadma, mida ta varem ei teadnud ning hakkab rakendama neid teadmisi oma elus, siis nende elu muutub. Paljud on selliseid muutusi märganud, inimesed hakkavad maailma nägema hoopis teise pilguga. Nende sisemine seisund muutub, ta muutub rõõmsaks, ta on õnnelik ning ta aktsepteerib kõike, ta on lõbus, ta ei vaja topsi viina, et olla õnnelik ja naeratav inimene. Ta elab siiralt selles uues olekus, ta teab, kuidas endast seda luua. Ta vaatab elule hoopis teise pilguga, läbi looja silmade enesekindla inimese pilguga. Mitte inimesena, kes on hirmunud, vaid inimesena, kes on enesekindel. Ta on kindel homses päevas. Loomulikult need inimesed, kes on minu õpilased, paistavad eriti silma. 1000 inimese seast on mu õpilane nähtav oma teistsuguste vibratsioonide poolest. Kui kohatakse selliseid inimesi ehk minu õpilasi, siis esitatakse kohe küsimusi. Kus sa oled, mis sinuga on, miks sa selline oled, kui kõigil läheb halvasti, kuid sul on kõik hästi. Kui minu õpilased hakkavad jagama oma kogemusi, oma muljeid, oma võimalusi, siis loomulikult paljudel tekib soov tulla õppima ning paljud tulevadki lihtsalt sellepärast, et keegi soovitas. See on ilmselt kõige parem viis näidata inimesele töö kvaliteeti, kus sa saad näidata oma eeskujuga, kuidas need metoodikad töötavad. Metoodikad on tõepoolest välja töötatud paljude minu tööaastate jooksul. Nüüdseks on meie töö muutunud palju efektiivsemaks, kus me anname oma õpilastele kõige praktilisemad, kõige võimsamad, kõige produktiivsemad metoodikad, mis annavad koheselt tulemusi. Kosmos aitab meid selles, võimendades inimeses olevaid energiat ning inimene saab luua ise hetkega oma reaalsuse. Ja ma näen, et see on lihtsalt vajalik. Ja ma näen, kui inimesed tulevad meie juurde, siis on nad kohe vaimustuses, kuna nüüd on hea ja nüüd on kõik hästi. Nad jagavad kohe seda oma sugulastega ja ka sugulased hakkavad need mehhanisme kasutama. Kuid ilma häälestuseta on see väga-väga raske. Õpimine omandab õpetajalt kõrge vibratsiooni ning ta tõuseb kohe kõrgemale. See tähendab, et tal tekib tõus tänu väljaspoolt tulevale energiale. Loomulikult ma jagan oma õpilastega seda energiat ning mõistan, et tõusutee kiirendamiseks on vaja, et keegi jagaks energiaid, teadmisi, häälestamisvõimalusi. Ja seda nimetatakse häälestamiseks. Tänu sellele häälestamisele toimuvad väga kiired inimarenguprotsessid. Nüüdseks on see saavutanud globaalse mastaabi ja tõepoolest inimesed õpivad paljudest maailma riikidest ning ma näen, kuidas mu pere kasvab. Kõik, mida me teeme oma perega inimeste heaks, me teeme seda meie ühtse maailma pere heaks.